Veljo Tormise kultuuriseltsi tegevjuht ja kuna Veljo Tormise kultuuriselts haldab ühe tegevusena ka Kuusalu rahvamaja, siis ma olen niinimetatud ka Kuusalu rahvamaja perenaine. Kõik, mis tänasel päeval Kuusalu rahvamajas toimub, on ka ühel või teisel moel seotud Veljo Tormise kultuuriseltsiga. Aga eelkõige selle maja ajalugu ja selle maja au kuulub Kuusalu inimestele, Kuusalu kihelkonna inimestele. Et 1905 aastal Kuusalu Karskusselts Seeme ehitas Kuusalu rahvamaja. Et küll väiksemas mahus, kui ta tänasel päeval nähtav on, et 1938 tuli saali osa, kus me praegu viibime ja 2007 valmis meie maja galerii ja teise korruse tiib. Et see oli juba Priia ja Veljo Tormise kultuuriseltsi valla poolt veetud programmi alusel. Tänasel päeval Kuusalu rahvamaja on väga tegus maja. Et meil on igapäevaselt majas 9 rahvakultuuri kollektiivi, kelle koduks on Kuusalu rahvamaja. Et meil on väga rikas traditsioon siin rahvakultuuri viljeleda. Lisaks sellele on meil Kuusalu rahvateater, kes on vanem kui Kuusalu rahvamaja ja arvata võib ka ja teadaolevalt oli just Kuusalu rahvateatri trupp see, kes ka kohe 1905 uude ehitatud majasse sisse kolis ja hakkas oma proove siin tegema. Et maja on olnud kogu aeg rahvakasutuses, siin on olnud esimese vabariigi ajal ka kodumajanduskool, on tehtud erinevaid kursusi perenaistele ja küll priitahtlikele pritsimeestele. Nõukogude ajal oli ta nii nagu ikka Kuusalu rahvamaja ehk klubi või kultuurimaja vastavalt sellele, kuidas keegi teda nimetas. Ja taasiseseisvumise ajal on ta jälle ikkagi Kuusalu rahvamaja ja Kuusalu valla ja Veljo Tormise kultuuriseltsi vahelise lepinguga haldab selts seda maja 2004. aastast. Me oleme olnud tõenäoliselt vallale head partnerid, me oleme kirjutanud siia erinevaid projekte, et seda maja natukene parendada. Ja meie inimesed on oma algatuste ja ideedega alati olnud siia majja oodatud. Meie maja külastavad erinevad teatrid, kes annavad oma etendusi siin, meil on erinevad kontserdid. Meie maja on ka, ütleme oma suure saaliga partneriks Hugo Lepnermaa Kuusalu kunstide koolile, kes oma kevadkontserte ja hindamisi ja jõulukontserte tavaliselt meie majas ka teeb. Ja loomulikult on erinevaid tähtsaid sündmusi Kuusalu rahvamajas alati peetud, olgu selleks siis valla sünnipäevad või vabariigi aastapäeva tähistamised, ka inimeste peod ja juubelid on väga oodatud, et meie Kuusalu rahvamaja saab ka rentida. Täna lauritsepäeva laupäeval 9. augustil alustasime Kuusalu rahvamaja 120 tähistamise ja nagu te kuulete, võib-olla ka siin kusagil taustal midagi natukene müriseb, et meil on Kuusalu lauritsepäeva piknik ja homme 10. augustil on Kuusalu rahvamaja sünnipäev. Et selle aastal me küll peame rahvamaja sünnipäeva tänase piknikupäevaga, et teeme peo iseendale lustime tõeliselt, kuid 10. oktoobril me saame siin kokku, peame Kuusalu valla sünnipäeva ja sööme ka tõenäoliselt torti Kuusalu rahvamaja 120 pidupäeva puhuks. Ja kindlasti tuleb kontsert ja tõenäoliselt on meil tore lõpus olla ja kõik on oodatud. Kuusalus on selline paik nagu laulupeo Kuusik. Enam kui Kuusalu inimesi teab seda ja võib-olla mõni ei tea ka, et kui esimesest laulupeost möödus 100 aastat 1969. aastal, siis Kuusalu inimesed istutasid Kuusalusse selleks puhuks laulupeo Kuusiku. Kui sai laulupidu 150 aastat ehk nüüd 2019 aasta, siis me istutasime selleks puhuks puid juurde. Kõikide meie kogukonna ühingute, kõikide kollektiivide poolt, koguduse poolt, kes laulupeol käisid ja kes Kuusalu kultuuri ja eluga on seotud. Ja kuna ka sellel 2025. aastal oli ju laulu- ja tantsupidu ise oma, siis tegelikult laulupeolt tagasi tulles selles pussis, kus mina olin ja nii üks kui teine pärast hakkas küsima, et millal me kuusepuid istutame. Ja siis ma sain aru, et tegelikult on ju Kuusalu rahvamaja 120 ja on ka laulu- ja tantsupeo aasta, et me istutame neid puid juurde. Ja täna 9. augustil 2025 sai istutatud sinna 30 puud, kus kohas olid meie koolide rühmad, meie täiskasvanud harrastajad, kõik, kes me laulu- ja tantsupeol käisime, meie valla esindajad. Tänaga on meil külas Soomest Sõprusvallas Sibo esindajad, ka nemad istutasid sinna puu.
ja vallaesindajad ja meie kogudus ja meie vabatahtlikud ja meie Kaitseliit ja Naiskodukaitse ja kodutütred ja noorkotkad, et kõigil oli see võimalus ja need puud said sinna istutatud, ja me saame sinna minna ja vaadata, et kui hästi need puud kasvama läksid, kuidas inimesed nendest hoolitsevad ja kas nad ka mõnikord tahavad vett, et siis võiks neid mõnikord ka täiesti tavaline Kuusalu inimene minna ja kasta, kui väga kuiv on. Kuusalu rahvamaja roll Kuusalu kultuurielus on esmatähtis valla tasandil, et tegelikult on ta oma rollilt nagu ühe omavalitsuse kultuuri allasutus. Ta töötab sellistel põhimõtetel, aga ta ei ole seda, et sellepärast, et kuna maja haldab MTÜ ja meil on vabadus seda maja just natukene ka oma mõtete ja visiooni järgi suunata. Et see annab võib-olla ka meie ringidele ja rühmadele suurema vabaduse ja meid selline poliitiline surve ei survesta. Et see tegelikult pikas plaanis on täiesti tark mõte, et me ei ole nagu valimistest valimisteni. Et me tegelikult oleme ikkagi pigem laulupeost tantsupeoni. Ja kuna meie maja on ikkagi koduks paljudele rahvakultuuri kollektiividele, et nagu Eesti põhiseadus ütleb, et rahvakultuur on inimeste põhiõigus ja eesti keel samamoodi, siis ma arvan, et Kuusalu rahvamaja on ka Kuusalu inimeste jaoks Kuusalu põhiõigus. Et ta on oluline ja ta on ka meie jaoks väga tähtis ja Kuusalu kihelkonna inimesed ja valla inimesed seda tegelikult väga armastavad ja nende jaoks on see oluline paik ja kindlasti üks märk Kuusalu alevikus.